Kuhu see Roomet jälle läks? Kas me peame nagu reaalselt muret tundma või? Kevad hakkab vaikselt kätte jõudma, aga selle asemel, et kevad väsimuses vaevelda ja magada, otsustasin ma Merrut üllatada. Idee on siis selles, et ma lähen Merruga metsa, kaon ära ja siis ma üllatan teda, olles samal ajal karukostüümis. Kuna ma tahtsin asja natuke ennast suuremalt ette võtta, siis vajasin ma abivägesid. Et ma tegin paar telefonikõnet ja me leidsime lahenduse, kuidas kõik osapooled oleksid õnnelikud ja Merru loodetavasti üllatunud. Siis on praegune baas. Te leidsite juba koha üles. Kui ära kinnitatakse siis, jah? Asja teeb lihtsamaks praegu see, et koht on juba üles leitud põhimõtteliselt, mis peaks sobima. Et asi usutavam oleks ja kõik plaanipäraselt mööduks, siis me otsisime ühe päris metsamehe, kes Merru otse meie varitsesse suunaks. Nüüd on lukus see koht, kuhu tuleb karukoobas, tuleb otse sinna. Ennem kui päris karu välja hüppab, siis metsamees juhib ta tähelepanu karukoopale, kus on justkui üks magav karu, kes ei ole veel talveunest ärganud. Me oleme kõik nüüd üles sättinud põhimõtteliselt, nii et olen tagasi Tallinnasse, toon Merilini siia ja siis teeme kogu selle teekonna läbi. See oli täna vaba, on ju? Mul on üks üllatus sulle. Mis üllatus? Ma kardan nüüd. Mul on tunne, et iga kord, kui ma istun siin toolis, ma pean ütlema, musi, ma kardan, mida sa teed? Ma olen mega väsinud, kas ma võin magada nii kaua? Me võime kohvrikäega võtma. Parem kulmum on nii peenike. Ole nagu veits, et hoolid kumne. Hoolid kumne. Oled sa excited? Ma taha välja minna. Veits vihma sajab, Merru on natukene õnnetu. Kas sa sirgendad on? Meid võtab kohe üks mees vastu. Üks mees? See on nagu põnevam käia, vaata. Tegelikult selle metsaga on üks päris äge lugu. Siin on palju metsloomi. Ma mõtlen, et äkki siin on mingi must maagia. Ei, ma räägin reaalselt kiskjatest. Ma mõtlesin, et sa kingid mu kõrvarõngad või midagi. No see on palju väärtuslikum, me tulime metsa siia. Miks ta nüüd see relv kaasas on? Tegelikult ei ole relva kasutamine selles metsas vajalik, aga see oli üks viis, et ta muutuks natuke närevamaks. Tegelikult karud ärkavad vaikselt ja kuidagi harjunud jah, sõla peal. Parem oleks, et me ühtegi metslooma ei näe. Aga lähme siis. Looma, et sa kõnnid väga sügavas omas, et mulle nagu teed anda. Siin härrasmees. Lähme edasi. Vaatage ilus. On ju? Praegu me siseneme põhimõtteliselt sellisesse alasse, kust edasi kilomeetrite kaupa tegelikult inimasust ei ole, on rabad ja sood ja siit hakkab tõeline loomade kuningriik. Et see suund, kuhu me läheme, seal on kõik Eestimaa võimalikud loomad. Hirve on kõige vähem, aga karud, hundid, ilvesed. Kas karu võiks teoorias inimest rünnata? Teoorias vabalt, jõudu on tal nagu üle aru ka, et ta ikkagi pelgab inimest. Tegelikult me saime väga palju huvitavat ja põnevat informatsiooni ja Merru läks ka tuju juba päris heaks, nii et aeg oli käivitada plaani esimene osa. Nagu ma juba teadsin, siis Merru hakkab väga kähku jahe, nii et ma arvestasin ka väikese teepausiga. Hala, hea kuum tee. Seadron. Loodus kutsub. Teeme teepausi ära, siis läheme edasi. Metsamees viis veel jutu sellele, kui palju loomi siin metsas ikka on. Siin liigub pidevalt neid igasugust tegelasi, põdrad, häid ja kitsed. Muidugi inimesed ootavad karukostüümiga. Nagu me ennem kokku leppisime, siis metsamees hakkas tähelepanu pöörama sellele, et ma olen liiga kauaks ära kadunud. Kaua kutsub see loodust? Kaugele ta kutsub? No samas on ka imelik otsima minna ja tegelikult. Äkki oli kange tee. Room! Au! Ma peaks süüdma. Ma tegin braunisid! Roomet, ma olen paljas! Kui ta selle peale nagu ei tulnud, siis on nagu probleem. Tule, või läheme vaikselt sinna. Aga lähme talle natuke järele. Ta läks sinna poole.
kui ta mind üksinda metsa jätaks, siis see oleks väga romantilik ja ma isegi ei muretseks ta pärast. Aga et oma kaamera üksi jäetis. Eos on tema elu, mitte Merru ilmselgelt. Pean sulle muidugi näitama üht asja, et Mida? seal on tegelikult magab karu praegu, seal on karu pesa. Ei maga. No täpselt nii, et lähme siit vaikselt edasi igaks juhuks, sest et varsti hakkab ärkama. Ei, päriselt või? No nii on, juba tilgub vett pähe, et sa lehitad sinna. Nagu, ma ütlesin Roometile, ma ei taha metsa tulla. Kas me peame nagu reaalselt muret tundma või? Väga creepy, sellepärast ma nägin, kuidas sa tuli kaamera tagant. Room. Kas me võtame selle kostüümi eeseks minu juurde? sa oled väga veider. Vaata, kui pikk keel tal on. Kui sa sellised nalja teed, siis ma lähen metsa tagasi. Tšau. Room. Ja nii ta läinud ongi. Jobu. Tahaks öelda, et sa üllatad mind, aga ma ei tea, mis sul on tulevikuks. Varem olgu, et su abielu ettepanek on lihtsalt nii next level. Sa pead kõik need asjad nagu ületama. Abielu ettepanek ongi pränk. Meie suhe oli ka minu poolt pränk. Kas ma põhimõtteliselt võin minna? Nagu ma olen vaba praegu minema. Sa mingi momenti saanud aru, et midagi veidrat on või? Ma mõtlesin, et sa jooksid ära ja nagu jätaksid mind üksinda, aga samas ma ei olnud nagu üksinda. Sa uskusid mingi vend lihtsalt nagu harjutab kätt kaameraga või? Et vlogi nagu teist kaamerat. Jah. Seda on väga lihtne üle lasta, sellepärast ma kartsin kõige rohkem. Sa oled rääkinud, et sul tulevad YouTube'is mingid jüngrid. Ma mõtlesin, et sa mingi järgmine jünger, keda sa välja aitad YouTuberiks saada. Mis seal konksu otsas käib? Surnud looma. Ei käi. Küll. Arvad, et ei käi veepotti või?